Ernits ütles, et Keskerakond on viimase 1,5 aastaga teinud läbi positiivse uuesti sünni ja tugevdanud oma konservatiivseid vaateid. Ma arvan, et praegustes Eesti oludes on see väga mõistlik valik. Tegemist on rahvaparteiga, kellel on kompetents kõige erinevates valdkondades, mõnes suurem, mõnes vähem. Eesti huvides, sest üksinda, ütleme niimoodi, poliitikas on väga raske midagi korda saata. On võimalik, jah, tõepoolest, aga pragmaatiliselt on mõistlik kellegagi koos olla. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvarti sõnul on Peeter Ernits kogenud poliitik, kes tugevdab Keskerakonda veelgi. Eelkõige me peame rääkima kompetentsusest ja Peeter ei ole lihtsalt kogenud poliitik, vaid ka inimene sisuliste teadmistega, eelkõige looduskaitse ja maaelu küsimustes. Ja just need valdkonnad on Keskerakonnale väga olulised ja just nende küsimustega ta saaks Riigikogus tegeleda, olles Keskerakonna fraktsioonis. No ükskord on Peeter Ernits juba Keskerakonnast lahkunud, kas seda hirmu ei ole, et ajalugu kordub? No mulle tundub, et praegu Keskerakonnaga liituvad inimesed eelkõige ideoloogiliste põhjustel. Mitte sellepärast, et erakond midagi pakub ja see on ka kõige tugeva motivatsioon. Et need inimesed, kelle jaoks olid eelkõige oluliseks motivatsiooniks ametikohad, on erakonnast nagu lahkunud. Täna me midagi ei paku, ei osta inimesi, me soovime koos ehitada Eesti tulevikku.